Tere, mina olen Marko Kurits, Ahja moodulahju juhataja olnud 17 aastat juba ja nüüd hakkame vaatama siis internetis levivaid negatiivseid kommentaare, mis on kirjutatud meie ettevõtte Ahja moodulahju kohta. Kuna kõik kiidavad, siis mina pisut kahtleks. Jah, kõik on tore ja ilus, ahi pannakse päevaga paika, hind. No jah, kellele sobib, kellele mitte. Samas, keegi ei tea, kui kaua selline betoonelementidest ahi kestab. Mul vanaema majas pottahjud 1930. aastastest ja siiamaani toimivad. Omal kah, kurat teab, mitmekümneaastane ahi, aga ega tänapäeva inimesed ei mõtle kaugemale kui heal juhul järgmisse aastasse. Esiteks tegemist ei ole betooniga, vaid tegemist on roostevaba terasest ülejääva metallimaagiga. Ja niimoodi on juba meie head põhjanaabrid ahjusi teinud 70 aastat, meie siin ahjal 17 aastat. Ja kui rääkida ahjude kestmisest, siis tõesti jah, vanad pottahjud kestsid vabalt 70 aastat, 60 aastat, isegi 100 aastat. Aga head inimesed, 50 aastat, 40, isegi 30 aastat tagasi ei köetud ahjus prügi, mähkmeid, igasuguseid piimapakke, terrassilaudasi, neid lihtsalt ei olnud ja inimesed hoidsid oma ahjusi natukene paremini kui tänapäeval. Valikuid on palju, moodulahi on pigem selline moodne iluasi, aga nagu kamin. Et ta ei ole mõeldud otseselt pikaks ajaks maksimaalselt sooja salvestama, lisaks on need kallid. Kui valida näiteks saksa toodangu, siis need kestavad kaua ja on väga kvaliteetsed. Kiviahjud on rohkem kütmiseks ja sooja salvestamiseks mõeldud. Kui ka nende puhul on lai valik hinna ja kvaliteedi suhtes, pottidest on kallim kui kivist. Ise soovitaksin näiteks umbveldkoldega käsivorm tellisest ahju. Netis saab pilte ja infot. No väga kena, et netis saab pilte ja infot ja et ei ole mõeldud sooja salvestama, siis ma küsiksin selle lugupeetud kommentaatori käest vastu, et kui ahjud kaaluvad alates 1,8 tonni kuni 2,7 tonni, siis kuidas nad ei ole sooja salvestavad. Et ma toon näite, et kui sa kütad kodus 1,8 tonni kuuma kivi kuumaks, siis sul ei saa tuba külm olla, see lihtsalt pole võimalik absoluutselt. Ja kui lugupeetud kommentaator valib saksa toodangu või Eesti toodangu vahel ja teinekord läheb autoga Saksamaale, siis mõtle, et miks on Saksamaal head kiirteed, et miks meil kiirteid ei ole. Helistame ikkagi kodumaist, et me kõigil oleks parem ja rikkam elu. Mitmed pottsepad maininud, et ahja moodulahju eluiga on kuskil 10 aastat. Lugupeetud kommentaator, et see ei vasta absoluutselt tõele, et keegi kuskil saunas midagi rääkis, et päriselu midagi teistmoodi, et me oleme 17 aastat ahjusi teinud, ahjud kestavad edasi, kolded me ei ole neid veel vahetanud, kuigi jah, meil on YouTube'is on meil video olemas, kuidas me selle ahjul kollet vahetame. Aga samas me kasutame moodulahjudes sama šamott-tellist, mida kasutavad kaasaegsed pottsepad. Et kui palju või kui kaua see šamott kestab, kas ta kestab 5, 10, 15 või 30 aastat või 50 aastat, seda me kahjuks öelda ei saa, sest kõik oleneb sellest ahju kasutajast. Et kui ahju suhtuda heaperemehelikult, mitte kasutada teda prügikastina, siis kestab ahi tõesti mitu põlvkonda ja rahulikult saab magama minna teadmisega, et see kolle on vahetatav, kuna moodulahjudel pole võlvi, nagu on klassikalistel tellisahjudel või potiahjudel. Meie koldevideo vahetusreklaami all on tulnud kommentaar, kas tõesti on ahja moodulahi nii sitt, et vajab sisu vahetamist. Elasin maja, mis ehitati tsaari ajal. Ahi oli sama vana kui maja, praeguseks siis üle 100 aasta vana. Selle sisu ei vahetatud eelmise sajandi keskpaigas mitte välja. Lapiti natuke koldevõlvi ja töötas edasi, kuni 2016 sealt siis sai ära kolitud. Seega on materjalid tänapäeval siis sedavõrd viletsad. Ei ole materjalid viletsad, vaid lugu ongi lihtsalt selles, et vanasti ei põletatud ahjudes terrassilauda, immutatud erinevaid laudasi, erinevaid rämpsu. Täna topitakse ka salvokelk ahju ja sealt see kolde lagunemine hakkab ja lisaks, mis kõvasti kollet lagundab, on puitbrikett. Kuna puitbriketi põlemistemperatuur on oluliselt kõrgem kui halupuul ja seda vahepeal pannakse koldesse liiga palju. Jah, tõesti, 2, 3, võib-olla isegi 4 aastaga ei juhtu mitte midagi, aga pikas perspektiivis ahju eluiga väheneb oluliselt. Nii et kestavad ka tänapäeva materjalid väga hästi, kui neid heaperemelikult hoida.
Ja selle asemel, et rumalusi genereerige, harige parem publikut, mis materjalist teie moodulid tehtud üldse on, mis nende soojusülekande tegur ja akumulatsioonivõime on. No seda, mis materjalist meie moodulid tehtud on, seda vist on kodulehel igal lehel ja igal ahju juures kirjas, et mis asi see üldse on. Ja selle kohta juba saab internetist ka päris palju informatsiooni. Soojusülekande tegur ja akumulatsioonivõime. Mida teeb lihtne inimene sellise informatsiooniga? Et meil on kodulehel on ilusti kirjas, kui palju ahi suudab ära kütta, mis tingimustel. Ja nii on, et oma ahjude andmed anname me välja päris elule tuginedes, et oleme teinud Eesti Maaülikooli kattalaboriga juba 10 aastat koostööd, lisaks nüüd mõned aastad teeme Keskkonnauuringute Keskusega koostööd, kes siis uurivad, kui puhtad on meie ahju, ütleme siis, väljuvad suitsugaasid, et numbrid on kõik tõesed. Idiootne raadioreklaam on mind nii kurjaks ajanud, et ma suure tõenäosusega ise ei vaata, millega tegemist on. Järgmine kord mõelge, mille peale oma reklaamiraha pritsite, kuni hästi läheb. Mul on hea meel, et see raadioreklaam tundub idiootne, et see järelikult on reklaam oma eesmärki täitnud ja see on teile silma juba kõrva jäänud, et see ongi selle asja mõte. Ma tänan tähelepanu eest. Kui pliidi alt tuli kustunud, on tuba külm. Kahjuks nii ongi, jah, sest et pliit vaevalt kaalub 500 kilo ja pliit ei suuda ju sooja salvestada. Ja kui tuba sooja ka ei pea, siis see nii ongi. Siin pole midagi imestada, see on täitsa tavaline, normaalne füüsikaline nähe. Et ongi 3 sõna, 1 toa ahi. Ja keegi on veel siia südamega alla pannud, et ja siis on väga hea, et ahi mahub tuppa ära. Harimise mõttes, et ei ole ahi ainult 1 toa ahi, et kõiki meie ahjusi saab paigaldada 2 toa seina sisse, 2 toa vahele ja päris mitmed mudelid on ehitatud niimoodi, et kütavad isegi 4 tuba. See tähendab seda, et igasse ahjunurka tuleb sein. Et selle peale on tulnud mõned leidlikumad arhitektid. Ahi ei saa kunagi 1 päevaga valmis, ainult legod. Tõesti, ahi saagi 1 päevaga mitte kunagi valmis, sest et moodulahjude põhitöö on juba tehases ära tehtud, moodulid on valmis toodetud, ootavad oma paigaldust ja lähevad kliendi koju. Ja meil on tuhandeid ahjusi, mis on 1 päevaga valmis saanud, et see pole mitte mingi imelugu enam tänapäeval, et meil on ütlemine, et moodulahjumeestest ei saa mitte kunagi pereliikmeid, et pottseppadest võivad saada pereliikmed, kes 2, 3, 4 kuud teevad ühte ahju, vahepeal kukuvad jooma, teevad isegi 6 kuud, et aeg läheb edasi, elu läheb kiiremaks, materjalid paremaks, aga ahju kvaliteet sellepärast ei kannata. Mul on küsimus, millest selline kallis hind? Ja mul on vastav haridus ning numbreid ma tunnel, olen siiski seda meelt, et kulud tuleb kontrolli alla võtta, kui tahate, et eestimaalased jõuaks teie toodangut osta. Kui see aga pole probleemiks, siis edu teile. Aitäh muidugi, aga mina tõesti ei ole see inimene, kes meie tanklates kütuse hinda määrab, elektri hinda määrab, poes toiduainete hinda määrab, et inimesed saaksid inimlikku palka, et nad suudaksid ära elada. Et ahju ehitamine ei ole walk in the park, et see on päris raske töö on. Mitmekümne kiloseid mooduleid paika tõsta, et metall on kallis, kõik on kallis, et midagi ei ole teha. Kui te võrdlete kilo hinda konkurentidega, siis ahjamoodulahi on eranditult odavam ahi turu peal. Et üks asi on hinnapilt, teine asi on see, et mis te selle raha eest saate, et meie lubame, ütleme, kõige minevam meie ahjumudel on ahijuku või mann, mis kaalub 1,8 tonni, 1800 kilo siis, ja see siis maksab 4500 eurot. Nüüd, kui konkurendid pakuvad ahju 3000 euroga, aga ahi kaalub 800 kilo, et siis on arvutuskoht, kumb ahi on soodsam. Ja kui veel võtta siia füüsikalised numbrid juurde, et kui kas ära kütta 60 ruutu 1,8 tonni kaaluva ahjuga või 60 ruutu 800 kilo kaaluva ahjuga, siis on üks konks. 1800 kilost ahju tuleb päevas kütta võib-olla 5-6 korda, aga meie lubame
et selle 60 ruutu on köetud ära ühekordse kütmisega päevas. Jama küll, viimasel ajal kuulen, et need moodulahjud pole ikka ennast õigustanud ehk lahjad küttekehad. Kuidas siis selle ahjukehaga on? On see siis hea või mitte? Täpselt sama väide, et väita, et kõik autojuhid on rumalad. Et moodulahjusi on hästi palju erinevaid, on suured ahjud ja on väiksed ahjud. Ja reeglina need inimesed, kes on ostunud endale niisugune põlvepikkus ahju või 1,40 m kõrge ahju, need inimesed ei saagi oma ahjuga rahul olla, sest need ahjud ei suuda sooja salvestada ja sooja hoida. Ja kui ahi on inimesest madalam, sa ei saa sinna selga vastu panna, siis ei olegi rahulolu tagatud. Jälle, lihtne elementaarne füüsika. Inimesed ehk meie kiirgame sooja ja meil on alateadvus seda kuskilt vastu saada ja nii ongi mõnus ennast vastu ahju suruda või siis lihtsalt läbi ahjuklaasi tuld vaadata. Ahja moodulahjud on toodetud tulikivi tolmust. Ei ole. Meil on siin ahjal on tallis on roosad ükssarvikud ja võlukaarik on, me käime nendega Lapiku maakera teisel pool toomas seda materjali ja me teeme sellest need ahjud. Aga nali naljaks, et tegelikult me ikkagi toodame seda metallimaagist, et roostevaba terase sulatamise ülejäägist teeme seda ahjusi, mida on siis soomlased juba 70 aastat teinud, meie siin ahjal 17 aastat teinud. Et moodulahju materjal tuleb siis Hiinast või Venemaalt ja nii edasi tuuakse. Aga ma ei tea, et tegemist ikkagi on puhtalt Soomest toodud materjaliga ja meie väärindame seda, et 100% Eesti käside ahjud. Et ei ole siit midagi kolmandatest riikidest. See on segadus saatud inimene, et kütmisel moodulahjuga kokkuhoid, hästi palju küsimärke. Kas siis puude ostuhinda ei arvestatagi, jälle hästi palju küsimärke, õhk, soojapumba, müüjad kiidavad, et saate suure kütte kokkuhoia ja nii edasi. Keda uskuda? No keda uskuda, et on mis on, et kui sul on kodus ahi, kui sul on oma mets, no mis veel saab parem olla? Et sinu julgeolek on tagatud ja ütleme, kui kütta iga päev üks korvitäis 30 cm halgusi moodulahjus, siis selline keskelt läbi talvine halupuude kogus, mis vaja oleks maksimaalselt 6 ruumi. Seda eeldusel, et maja vähegi sooja peab. Kõikvõimalikud siis elektrikütte, tänapäevased mugavad lahendused, maakütte, puhas elektrikütte, õhk-kütte, jälle puhas elektrikütte, õhk-vesikütte ja mis iganes. Kõik nad tegelikult on ju elektrikütted. Et kui pole elektrit, pumbad ei tööta, meil on külm. Aga kui teil on, ka minul kaasa arvatud, minul endal on, ütleme siis kaasaegne maaküttel maja, elan seal juba 16 aastat selles majas, aga mul on endal keset maja on ahi. Ja mulle meeldib lihtsalt ahju kütta, et toas on teistsugune kliima, teistsugune õhk, tuju parem ja mis seal salata, et mida rohkem ahju kütan, seda vähem kulub elektrit. Sest et reeglina tänapäevased elektrilised kütteseadmed on täisautomaatsed, kütad ahju, seina peal saab andur aru, et tuba on soe, põrandasse kütmist ei toimu ja nii tekibki elektri kokkuhoid. Mida rohkem kütad, seda rohkem elektrit kokku hoiad ja oled sõltumatu. Ja peale selle veel, et mida inimesel vaja on sooja vaja, on süüa vaja ja kõikidesse moodulahjudesse on võimalik panna siis pott lihaga, pott kartuliga teha süüa. Et seda restkollet ja klaasi ei pea kartma, et tegemist on tegelikult täiesti tavalise ahjuga, natukene võib-olla kaasaegsemas võtmes. Ei tahaks uskuda, et inimene tellib omale ahju ja siis selgel selgitusel jääb ahju põhi ettevalmistuseta. Mina tellisin ahju Lindmannist ja meile selgitati, et enne ahju paigaldust tuleb spetsialist kohaga tutvuma ja annab juhised, kuhu ja kuidas ettevalmistus teha. Lisaks klient saadab oma ahju kohast foto ja väikese joonise. Siin on ikka ilmselt asi selles, et müügimees on oma töö tegemata jätnud. Kõik ahjud, mida me siis müüme, meil on üks nõue klientidele alati, et klient peab ette valmistama ahjule vundamendi, et ebamõistlik on meil siit Lõuna-Eestis sõita näiteks Põhja-Eestisse, valama ahjule vundamenti alla, mida võib-olla on vaja ainult valada 5 cm, et see on nii teile kui ka meile majanduslikult ebaotstarbekas, et sellel lihtsalt ei ole mõtet, et sellise kerge vundamendi tegemisega ma arvan, et peaks iga mees hakkama saama.
või siis naine. Parim kommentaar. Lühike ja selge. Pask. Ahja moodulahi on selgelt väga hea ahi, vastab täna kehtivatele normidele. Väga hea ahi, soovitan kõigile. Olemasolevad kliendid, tulevased kliendid, te olete kõik ahjale teretulnud. Anname seda materjali katsuda ja teil on üks väheseid võimalusi päriselt käega katsuda ja vaadata, mida te lõpuks ostate endale, et te olete teretulnud.